Kõikidele vaatajatele, minu nimi on Haade Tanel ja täna alustame siis sellise saatega nagu Mängime, kus me mängime erinevaid lahedaid, huvitavaid, toredaid ja jaburaid ning hirmsaid mänge. Ning samuti räägime siis ka natukene uudiseid igasugustest erinevatest mängudega seotud teemadest ja võib-olla ka mõnest huvitavast tehnikavidinast. Ja mis on ikka? Produktsiooni jaoks väga palju raha ei jätkunud, aga no vähemalt saame ilusa Tallinna vaatega alustada siit ja chillime väljas, räägime natukene juttu mängudest ning siis võtame mõne huvitava mängu käsile ka. Aga kust siis alustada saadet? Alustame võib-olla sellisest mängust nagu Far Cry Primal, mis tuleb välja ja ma tean Ubisofti poolt, kes ei ole vist viimasel ajal kõige rohkem hiilanud oma mängudega, eriti nagu Watch Dogsi ja Assassin's Creed mängudega, aga Far Cry Primal tõotab tulla tegelikult üsna huvitav. Saame ringi joosta kiviajastus, küttida loomi, küttida inimesi kivide ja odadega ja ma ei tea, esimesed mänguvideod, mis välja tulnud on sellest, näevad päris ilusad välja ja gameplay tundub sihukene suhteliselt normaalne olema. Nii et loodame, et sellest ei tule mingisugust järgmist Watch Dogsi. Ja veel üks mäng, millest tahaksin rääkida tänases saates on Grip, mis on saanud suurest inspiratsiooni sellisest mängust nagu Rollgage. Kes mäletab? Mäng, mis meenutab võib-olla siis kõige rohkem Wipeouti stiilis mänge, kuid selles mängus on siis masinateks suurte ratastega, väikeste keredega masinad, millega saate sõita igasugustel erinevatel huvitavatel planeetidel. Igal juhul on mäng hetkel saadaval Steam Early Accessis, võite selle praegu osta ja mäng siis vaikselt areneb aja jooksul, aga saate juba proovida ja mängida. Et minge kindlasti uurige järgi, tundub päris huvitav mäng olema. Ja järgmine mäng, millest räägime, on ei midagi muud kui Battalion 1944, mis, nagu te arvate võite sellest numbrist, võtab aset siis teise maailmasõja ajal. Ja tegu on siis teise maailmasõja aegse laskmismänguga, mida me pole tegelikult ju aastaid näinud. Ja nüüd sihukene ettevõte nagu Bulkhead Interactive on seda tegemas ja on kogumas raha Kickstarteri abil omale. Ja hetkel soovivad nad saada kokku umbes 100 000 naela, et see mäng siis reaalsuseks saaks ja see raha on põhimõtteliselt koos neil. Nii et kes tahab, minge nende Kickstarteri lehele ja toetage neid ja võite siis selle mängu endale vastutasuks saada. Ja hetkel, mis sellest võib rääkida? Mäng ise on üles ehitatud Unreal Engine 4 peal. Näeb üsna viisakas välja, kuid Unreal Engine 4 peal sooviks midagi natuke ilusamat näha, aga võtke arvesse, et mäng on väga varajases staadiumis, mis tähendab, et natukese aja pärast näeb see kindlasti väga palju parem välja. Aga mis nüüd siis? Alustame äkki oma esimese mänguga ka täna siin ja asume sellise mängu juurde nagu Rõõmsad rattad. No tere tulemast siis sellisesse mängu nagu Happy Wheels ehk siis Rõõmsad rattad. Ja ma ka väga aru ei saa, kuidas see nimi läheb selle naisega kokku või üldse selle menüüga, aga mis on ikka? Valime siit play ja loodetavasti saab palju nalja. Loodetavasti. Nii, ja siin on meil siis valik igasuguseid erinevaid lahedaid osasi. BMX-iga saab siin sõita ja ma ei teagi, mida kõike veel, aga alustame siit kohe kõige algusest, võtame selle mingisuguse kombiini. 106 000 inimest on hääletanud ja see on saanud 4,5 tähte 5, see on päris hea, 60 miljonit korda
mängitud. Nii et paneme ühe mängitavuse veel otsa sinna ja vaatame, mis saab. Nii, okei. Ma eeldan, et mingisuguseid nuppe pidi vist vajutama. Proovime uuesti. Mine nüüd! Yes! Sain! Oi, kurat! Kus pea jäi? Oh! Mida, kus mu pea katus? Oh! Kõik on korras, mul lõug on siin. Ja näete, silm tuleb ka vist. Mida ma... Oh, näete, mu käsi on ka siin. Normaalne. See on nagu... See on mingi zombimängu logo ju. Seal Left 4 Dead vist. Normaalne. No nii, lähme nüüd. Rutem. Ilmselt me peame lihtsalt siis ilusti... See võis valus olla natukene. Aga ärge mureskime, proovime veel. Mine. Nii. Ei, kuidas... Ma arvan, me peame ühe korra veel vist proovima. Okei, kuidagi saab balansseerida see asja. Ma üritan... Kas sa said surma või? Okei. No vähemalt jalad jäid alles. No aju on meil vähemalt alles. See on hea asi. Okei, jätta mulle meelde, et ma järgmine kord kiivri pähe paneksin. Teie ka, järgmine kord, kui välja lähete mingi niidutki sõitma, siis kiiver pähe. Ei. Jess, jah. Oh, keegi sai keradesse mu peaga, aga see mul savi. Tule eest ära, looku! Üks kord veel! Mine! Oleks mainima, et need surmad on päris vägivaldsed. Ma loodan, et keegi alla 18 ei vaata seda. Oh god, okei. Sorry. Ei! Vahetule käsi pole vaja! Keha on vaja. Ma tõsiselt üritan. Jopp või matt, noh. Issand jumal. Okei, ma tõsiselt ei arvanud, et see mäng nii raske on. Ei, no mida sa teed? See on su viimane hüppe. Ei, no mine. Ärge muretsege, ma olen monteerijale öelnud, et ta kõik minu roppsõnad välja monteeriks. Mine, ei! Persse! Okei. Juku võeti maha juba, aga... Ossa mana, kui hästi läheb! Oh my god, me teeme ära, hoidke meil! Vabandust täiesti ära, mul on kiire! Mind tahetakse ära tappa! Saage aru minust! Oh my god, kui kaugel ma olen! Mis asja? Mine nüüd! Mine! Miks sa siit üles? Kui sa arvad, et mingi koht on finish, siis sa väga eksid. Kurat, see on jubedam kui Mortal Kombat, noh. Okei, viimane kord. Siis võtame mingi teise mängu. See on jubedalt raske. Yes. Nii, nüüd tuleb hea hoog sisse saada. Hea hoog eest ära, noh. Salto! Shit, ma olen elus! Liigume järgmise mängu juurde, natuke liiga vägivaldne. Okei, mida me võiks veel proovida? Pokemon treening, Prehistoric Pilgrim, mida me võiks vaja? Speed Bridge, kiiruse sild, proovime. Ei, Timmi on ka meil, god, issand, sorry Timmi, issand küll. Timmi jäi maha, aga küll ta üles saab ja mis kõnnib meile järgi. Ja nii, Timmi, davai, tule, hoia kinni, kurat, tugevamini. Surmavöö on peal sul ikka, on ju. Aga jah, nagu ma jõusaalis õpetasin just paar päeva tagasi, turvavöö alati peale, see kaitseb teid, hoiab teid elus.
Kiivrit soovid, Timmi, kus sa kiivri jätsid? Kus sa kiivri? Sorry, Timmi. Sorry. Mul üks käsi kukkus ka ära, aga no tegelikult otseselt pole ära kukkud veel. Ma ei tea, Sorry, Timmi. Ära muretse, ma pehmendasin seda lööki oma kehaga. Okei, proovime ühe korra veel seda. Jess, ilusti, läheb ilusti. Pole hullu, kaelaga pehmendasin kukkumist. No mine nüüd. Kurramus, mõtle, mul jalapäev olen liiga palju teinud. Tahab nagu nokka üles tõmmata kohe. No, reied on nii tugevad. Sorry, Timmi. Ma arvan, et nüüd vahetame äkki mängu. Ma loodan, et teile meeldis see Happy Wheels siin. Ja ma ei tea, kui te soovite veel teha seda Happy Wheelsi, siis kindlasti andke kommentaarides teada. Aga hetkel... Sorry, Timmi! Ma ei tahtnud tõsiselt. Liigume järgmiste uudiste juurde. No nii, ja üks viimaseid mänge, millest täna tahaksin rääkida, on ei midagi muud kui Tom Clancy's The Division, mille beta versioon just äsja lõppes ja nii mina kui paljud teised eestlased seda järgi proovisid lõppude lõpuks. Taaskord üks mäng Ubisofti poolt ja jumal hoidku, kui see peaks tulema midagi nagu Assassin's Creed Unity või Watch Dogs või Destiny isegi. Aga beta ise tegelikult ausalt öeldes oli päris huvitav. Korralik siukene RPG element on sees, meenutab mängu nagu Borderlands ja ausalt öeldes väga lõbus oli mängida seda. Jah, ma tean, et paljud inimesed võib-olla siin natukene on nutnud, et et häkkerid võib-olla ja võib-olla asi muutub liiga igavaks, aga terve see New York, mis on nagu mängus avatud täielikult mängijale, tundus olema päris huvitav, ülimalt ilus, aga jah, väikene küsimus jääb. Kui huvitav siis see mäng lõppversioonis olema saab? Kui kiiresti seda võib-olla siis igavaks muutub ja nii edasi? Seda saamegi ilmselt kohe varsti teada, kui see mäng välja tuleb märtsikuu alguses, ehk siis vähem kui kuu aja pärast juba. Ja kindlasti mängime seda mängu ka selles saates. Aga vaatame nüüd järgi ühe natukene teistsuguse atribuudi. No nii, järgmine asi, millest ma siis tänases saates siin rääkida tahan, on täpselt see samasugune imevidin, mille peal ma hetkel seisan. Mille nimeks on tegelikult inglise keeles hoverboard. Ma tean natuke naljakas, sest ma ei hõlju otseselt selle peal, aga no, siukene nimi sellele pandud on. Ja see on hämmastavalt lahe asi. Ma tahaks sellest seadmest natuke rohkem rääkida, kui ilmad natukene paremaks lähevad, sest et märjaga väga ei soovitata sellega sõita. Ja kui siin jää ka veel on ja kruuse ja egast asja veel siin, siis on veidikene raske sellega sõita. Aga see on tohutult lahe asi. Et edasi minna, kallutate edasi ennast, et pidama jääda, balansseerite ennast, tagurdamiseks natukene kallutate tagasi ennast ja pööramiseks siis üks jalg niimoodi on ju, teine jalg. Imelihtne, 10 minutit võtab aega ja see asi on selge teil. See on tõsiselt üks viimaste aastate lahedamaid leiutisi, millest ma kindlasti tulevastes saadetes natukene rohkem räägin teile. Aga mis siin ikka? Te tahate teada, mis mängu järgmiseks mängin ja selle juurde me nüüd asume ja selleks on ei midagi muud kui Ed and Ben, mis on Steam Greenlighti mäng ja suhteliselt lahe mäng. Ja milline see on täpselt, seda lähme kohe vaatame. No tere tulemast Ben and Edi! Üks väga huvitav mäng, mida mõtlesin siis tänases saates siin teile tutvustada natukene. Ja tegu on siis sellise mängusaatega. Ma tean, praegu nagu läheb see kahtlaselt kokku, aga ja, siin on siis mängusaade, kus Ed, kes on zombi, peab päästma oma sõbra Benni. Ja no see mängusaade on siin kiiksuga ja igasuguseid takistusi on meil ees, nii et vaatame, kui lõbusaks see asi kujuneb siin ja milline see mäng täpselt siis on. Nii et
Vaatame siit New Game ja loetavasti hakkab palju nalja saama. Okei, backstage. Okei. Noh, nina kukkus ära, aga ärge muretsege, ta on lihtsalt Michael Jackson. Okei, saame siin kükitada ka isegi. Täitsa huvitav mäng, kükitada saab. Nii, throw head. Mida? Milleks me enda pead viskama pead? Nii, okei. Kas kuidagi saab hüpata ka või? Mida ääni? Okei, nii paneme pea tagasi. See on päris lahe, mingi nagu sükene puslekas väike, nagu Tomb Raider, no. Vaatame, kas on sama raske kui esimene. Let the show begin! No nii, lähme! Eest ära, nii! Eet tuleb, noh, Tanel. Okei, valime siit poolt. 400 meetri jooksu. Meeldan, et siit peab veel üles veema. Juba checkpoint! Issand, kui raske oli! Oota, mis asja? Yes, nii, dog meat, yes! Kurat! Kus mu jalad? Okei, vahet pole, jalgu pole vaja! Saame niimoodi ka. Checkpoint ka, siis me saame siit uuesti alustada. Vaja! Oot, paneme pea tagasi. Just. Nii. Ops. Levo mäng, hea. Nii. Okei, checkpoint. Kuramus. Nice, kerge. Easy game, nagu öeldakse. Easy. Nagu silveritega. God. Ärge muretsege. Kuramus. Ma olen zombi, ma peaks ellu jääma. Nii. Ma ei näe midagi. God! See võib väikse migreeni hoo tuua. Aga pole hullu, ma olen zombi. Pole ajusegi. Näete, kaameramees. Süüke asi, millest mina unistan. Ei! Vabandust, et ma natuke failin. Ma tegelikult tahtsin väga professionaalset gameplay't teha, aga ma ei ole nii jäss, natuke ikka võib eksida. Alati ei pea professionaal olema. Vist. Checkpoint. Hüppame selle peale siin. Easy. Kord, selle käib kiirus. Roomame. Pole hulle midagi. Ärge muretsege, ma valu ei tunne. Ma kaotsin jalad juba tegelikult 10 aastat tagasi. Aga jah, näete. Ainus asi, mis vaja on trenni tegemisel, üks käsi. Ongi! Oh my god! Ben! Võta mu käest! Oh god, okei. Ma arvasin midagi sihukest. Oh god, okei. You made it, yeah. No nii, 3. osa. Let's do this. 3. osa ei alanud täpselt nii, nagu ma oleks soovinud, aga ärge muretsege. Kui esimesel korral ei õnnestu, küll teisel või 3. või 500. korral õnnestub. Oi, kaameramees filmib siin, saab häid kaadreid. Issand jumal, ma üritan nüüd mitte lollitada. Teeme nüüd nagu professionaal, teeme nagu Erki Nool, nagu Erki Nool. Hopsti, kuldmedalid lendavad meile. Kõik on planeeritud nii. Kõik oli planeeritud täpselt niimoodi. See võib halvasti lõpetada siin. Ei, come on, ma olin nii ligidal. Okei. Jõuan. Ei, ma ei taha. Võtame nüüd ennast kokku ja teeme ilusti Kus mu keha kukkus, keegi nägi või? Nendega mul siin probleeme pole. Aga kuramus need suured haamrid siin, võib vist öelda nendega. Kus? Jookse! Vaat nüüd! Yes! Ma olen elus! Yes! Kus? Safety first! Mis see tähendab? Ma pean peaga viskama. Jaa, okei. Pidin nii tegema või? Yes! Pointless!
haige mängine. Pead oli ära visatada. Kogu aeg ei tule sükst asjade peale, et noh, ei ole ette juhtud sükst asja elus, et kuskil töö juures peaksin pea ära võtma ja viskama kedagi või midagi. Nii, siin võib seista. Ja siin! Oh my... Ei! Mis asja? Ei! Järgmine! Ja viskame! Ui! Oi! Oh my god! Ühe... Yes! Kuramus, liiga palju asju korraga. Kitsas rada ka. Oh my god. Okei, kisu. Saime ei! Yes! See on kerge koht, Issand, mis see toimub? Wow! Järge ehmatage mind niimoodi. Wow! Okei, ühe jalaga saab. Ei ole hullu. Putka vaht. Okei, pole hullu. Äkki ongi parem, kui meil... Oh my god. Nii peabki minema siin. Okei, natukene vahe. Pole hullu. Piisab peast. Äkki pead ongi vaja ainult. Drift, Tokyo drift. Kura. Üks kord veel. Nii, hüppame üle. Hüppame siia. Hüppame veel korra. Ja hüppame veel korra. Hüppame siit üle. Okei. Issand jumal. Vot niimoodi tuleb minna. Ei, mitte niimoodi. Ausalt, see on mu viimane proov. Ja see peab välja tulema nüüd. Vaadake nüüd, kui persse kõik läheb. Issand, beebi Jeesused! Yes! Nii õnnelik. Ma pühendan selle peokese Leonardo DiCaprio jaoks. Oh my god. See ei ole läbi tahad öelda või? Oh my head, Jeebus Kristus. Mis saab veel hullem olla? Mis see veel on? Me peame laskma ennast. See on kool ju! Yeah! 17 minut. Issand jumal. Jeebus Kristus. See oli alles mäng. Igatahes jätad selle mängu siis siia paika. Selline on siis Ben & Ed. Tundub tegelikult ausalt väga lõbus mäng olema. Väga närvija mäng ka, aga tegelikult ausalt väga lahe, mida mängida koos sõpradega, nii et kui teil aega on, siis tšekkige järgi sükene mäng nagu Ben & Ed ja varuge närve. Slaalom, tuleviku slaalom. No nii, selline on olnud meie esimene saade siin. Mängime. Loodan, et teile meeldis see ja kohtume siis järgmisel nädalal taas ja siis mängime me juba ainult õudusmänge. Wow, nii hirmus. Ta on sama hirmus, nagu ma praegu hetkel siin selle hoverboardi peal tunnen ennast ilusa jää ja libeda tee peal. Aga okei, mis on ikka? Tänud vaatamast ja näeme peatselt taas. Tšauki! Kuhu Lasnamägi jäi? Sinnapoole, Näeme hiljem!